Nii, tere! Pärastlõunat ongi just kõige õigem hetk siin teid uinutada. Ma loodan, et väga ei uinuta ja et saab olema põnev. Aga räägin siis kratid avalikus sektoris või tehisintellekt avalikus sektoris. Ise toimetan RIAs, aga töötan väga tihedalt koos Ott Velsbergiga, kes siis teatavasti on riigi andmete valdkonna juht ja andmete ja tehisintellekti teemadega väga tihedalt seotud. Nii. Ja ilmselt üks teemadest, mis viimasel ajal ehk siis juba nagu siit slaidid lähe juba viimased 6 aastat on järjest olulisemaks ja järjest tähtsamaks muutunud on siis andmed. Ja need 6 aastat tagasi öeldi, et maailmas andmed on palju olulisemad kui näiteks nafta. Ja nüüd juba öeldakse ka seda, et kui nafta saab ühel hetkel otsa, siis andmetega on see lugu, et andmeid tuleb järjest juurde, neid kuidagi otsa ei saa, nii et sellepärast on nendes väga palju väärtust. Samas, kui need andmed lihtsalt kuskil istuvad, siis nende andmetega väga midagi kasulikku teha ei saa, et nende andmetega tuleb ikkagi natukene toimetada, et jah, me võime neid koguda, aga me peame ka siis mõtlema, et kuidas me neid hoiame, kui kvaliteetsed need meie andmed on ja mida me nendest andmetest siis lõpuks välja suudame võluda. Et andmetel siis väärtus tekib siis, kui me oskame neid kasutada. Et jah, et võime küll digiriik olla ja meil võib väga palju digiandmeid olla, aga kui me ei oska neid andmeid kasutada, siis nad meile ka väga palju kasu ei too tegelikult. Ja kui rääkida jällegi ka andmetest ja rääkida jõuda siis selleni, et kuidas see tehisintellekt on, et siis ilmselgelt tehisintellekti ilma andmeteta ei ole, eks ole, et väga tihti jällegi unustatakse kuidagi see ära, et öeldakse, et jah, me tahame nüüd ka hakata tehisintellekti kasutama, aga et tegelikult ju tehisintellektiga on see lugu, et seda ikkagi ehitatakse siis andmete abil. Ja jällegi, et meil peab olema andmeid, need peavad olema kvaliteetsed andmed, need peavad olema olenevalt siis kasutusjuhust väga kvaliteetsed, puhastatud ja nii edasi ja siis seal päris üleval alles saab mõelda selle peale, et kuidas me need andmed enda kasuks kõige paremini tööle saame panna tehisintellekti abil. Tehisintellektist ka, et mõnikord osades seltskondades, kui hakata rääkima, et praegu tehisintellekt ilmselgelt on selline kuidagi väga populaarne teema, igal pool kõik kogu aeg räägivad. Osades seltskondades, kui hakkad siis rääkima, siis öeldakse, nad ütlevad kohe, et mis tehisintellektist te räägite, et tehisintellekti ei olegi olemas, et tehisintellekt ju tähendab seda, et masinad mõtlevad veel paremini ja veel oskavad rohkem asju teha kui inimene ise, et pigem meil on siis masinõpe või süvaõpe. Slaid näeb natukene teistsugune välja, kui ta oli algselt, aga üldiselt siis jah, et tehisintellekt kui selline, kui lugeda kirjandust, siis seda kogu aeg mainitakse, räägitakse, aga me võime siis ju öelda, et tegelikult me veel päris nii kaugel ei ole, et meil oleks päris tehisintellekt kasutusel. Ja võib-olla see ongi hea, kes teab. Aga kui nüüd võrrelda näiteks masinõpet ja süvaõpet, siis ka hästi lihtsustatult siis masinõppesse me paneme vähem andmeid sisse. Me saame päris kiiresti erinevaid masinõppelahendusi ka treenida. Nad teevad päris palju vigu, aga me saame päris kiiresti juba selle masina tööle. Kui on süvaõppe puhul, siis on meil vaja palju rohkem andmeid. Ma väga ise ei suuda neid andmeid nii palju ja nii hästi hallata ilmselt, et me ei saa sinna nii palju sekkuda. Laseme masinal teha, treenime teda ja ta teeb meile ägedamaid asju, keerulisemaid seoseid oskab leida ja teeb ka vähem vigu, aga siin on kindlasti üks väga suur erinevus veel. Masinõppe puhul siis jällegi, kui me treenime midagi lihtsamat, siis me saame seda teha kas või oma arvutis, aga kui meil on juba süvaõpe väga palju andmeid, siis enam tavalisest arvutist ei piisa, siis on juba vaja ka superarvuteid ja palju rohkem arvutusvõimekust siis. Veel üks teema, kui tehisintellektist räägitakse, siis sellist üldiselt, kui lugeda teaduskirjandust, siis on sellised taksonoomiad ja kuidagi loogilised sellised väga selgelt on seletatud, mis on, kus on ja kuidas on. Tehisintellekti puhul need asjad nii ei ole, et kogu see maailm areneb kuidagi väga kiiresti jooksu pealt. Definitsioonid muutuvad, taksonoomiad muutuvad, et kui siin näiteks vaadata siis mõned aastad tagasi jällegi, siis kuidagi, et kuidas neid jaotada näiteks, et tehisintellekt ju ilmselgelt ei ole ainult, ma ei tea, ChatGPT, vaid on ka väga palju muid teisi lahendusi.
ja et kuidas neid siis jaotada ja mida see tähendab tehisintellekt, et siis mõned aastad tagasi tuldi välja siis, et okei, meil võib olla selline analüütiline AI, funktsionaalne, interaktiivne, kes meiega suhtleb, siis on meil näiteks tekstipõhine, mis siis praegu olekski siis selline keeletehnoloogia ja siis visuaalne ehk masinnägemine. Kui seda puud siin nüüd vaadata, siis mõned, kes võib-olla rohkem teavad, näevad, et siin on mingisugused augud ja ebaloogilised kohad sees, et see ei ole päris see, aga see on nüüd mõned aastad tagasi. Siis üks teine, mis siin kõrval te näete, on see, kuidas siis saaks nagu jagada kolmeks ja saaks siis öelda, et okei, et missugused meil on selline kitsas, siis on selline laiem ja siis on super või väga võimekas AI. Et see selline kolmeks jagamine praegu on üsna pädev ja selle puhul ka nõustutakse üldiselt, aga jah, et sellist väga konkreetset kokkulepitud definitsioone, taksonoomiaid ei ole veel. Terminitest ka. Et kratt, et me kasutame siis avalikus sektoris kratti terminina tehisintellekti lahendusele viitamiseks. Me nüüd oma kratikava kokkupanemisel viisime läbi ka Omnibussi uuringu, kus uurisime üldiselt inimeste suhtumist ja uurisime ka seda, et kuidas inimesed, lihtsalt tavalised inimesed tänavalt, et kuidas nemad suhtuvad sellesse krati terminisse, kas nad teavad sellest, mida nad sellest arvavad ja kas see sobib, et sama küsimust küsisime 4 aastat tagasi ja nüüd ja tegelikult nägime, et avalikus sektoris teatakse, et kratt on tehisintellekt, aga näiteks tööstuses või ettevõtluses kratt on kuidagi pigem sellise negatiivse konnotatsiooniga ja ei ole hea termin. Inimesed tänavalt on ka jagunevad nii ja naa ja praegu me siis oleme sellisel teelahkmel, et kas me nüüd jääme selle krati juurde või ei jää, samas selle juures on ka meie kultuur ja selline, seal on väga selline tore lugu ka taustal, et ta ei tähenda, et see on ilmselgelt selline halb, et see on väga hea metafoor selles mõttes, et kratt võib teha väga palju head, aga võib ka teha väga palju halba, et oleneb nüüd sellest, et kuidas me selle krati ehitame ja mida ta meile teeb. Aga jah, et kratid siis näiteks on väga tihti, neile pannakse avalikus sektoris väga toredaid nimesid, nagu siin on ka siis näha, näiteks Salme või Hans või Ott või mis iganes. Siis bürokratt siis on üks krattidest. Bürokrati visiooni mõttes siis me oleme pigem sinnapoole teel, et meil on olemas siis juturobotite selline võrgustik praegu pigem, kui bürokratt on erinevate asutuste kodulehel, siis ta vastab selle asutuse küsimustele. Suured keelemudelid ja ChatGPT on bürokrati visiooni natukene loksutanud siin paigast, sellepärast et on väga lihtne masinõppelahendus praegu, aga ja inimeste ootused on nii palju kasvanud, et ehkki suured keelemudelid ja nende puhul tekib ka väga palju vigu, siis ikkagi kuidagi oodatakse, et me tahame faktilisi õigeid vastuseid asutuste kodulehelt, nii et bürokrati mõttes praegu on selline hetk, kus mõeldakse mida ja kuidas, sest et jah, me võime ju selle ChatGPT sinna külge panna, aga et kas me tahame oma andmeid jällegi jagada kõikide nende suurte korporatsioonidega. Ja siis kratijupp on siis selline põhimõtteliselt siis koodijupp taaskasutatav, mida siis saab kasutada enda jaoks, edasi arendada ja ehitada siis selle peale, mitte et alati alguses nullist jälle hakata oma jalgratast leiutama. Kratikavadest mõned sõnad. Et me praegu oleme siis, meie lähenemine on selline, et me pigem koostame selliseid nii-öelda lühemaajalisi tegevuskavasid pigem, et kuna tehisintellekti maailm on niivõrd kiiresti arenev, siis tunduks natukene kummaline, et okei, teeme endale nüüd tehisintellekti strateegia järgmiseks 15 aastaks, et see tunduks isegi nagu aasta või 2, et ennustada on üsna keeruline, mis siis veel 15 aastat, et sellepärast oleme meie praegu toimetamas oma 3. tegevuskavaga juba. Esimene siis on siin näha, teine samamoodi. Esimeses siis võeti avalik sektor, erasektor, õigusruum ja oskused, haridus, teadus, arendus. Sellised 4 olulist valdkonda, millele keskenduda. Teises lisati veel juurde siis andmed kui võimaldajad, sellepärast et saadi aru, et väga oluline siis tehisintellektist rääkides on ikkagi kvaliteetsed andmed ja see, kuidas me neid andmeid kasutame. Ja praegu, kui me toimetame oma kratikava kallal siin, siis me näeme ka seda, et meil on vaja rohkem keskenduda koostööle, nii riigisisesele kui ka rahvusvahelisele.
rohkem rõhutada jätkuvalt inimkesksust ja ikkagi tuleb ka mõelda nende teemade peale, nagu näiteks seesama arvutusjõudlus, et kui me tahame arendada oma ägedaid lahendusi, siis kas meil päriselt on olemas masinad, kes suudavad või mis suudavad nii palju neid andmeid ka läbi töödelda, kui meil tegelikult vaja oleks. Ja siin täna juba nendest valgetest raamatutest räägiti, et kui meil siis on digiühiskonna arengukava, siis selle all üks valge raamat on ka andmete ja tehisintellekti valge raamat, mis on siis selline, annab suurema ajal või pikemaajalisema eesmärgi ja sinna alla siis tulevad andmete tegevuskava ja tehisintellekti tegevuskava, ehk siis see kratikava on põhimõtteliselt siis valge raamatu üks lisa tegevuskavana. Aga krattide juurde siis, et kuidas meil seis praegu on. Avalikust sektorist siis räägin ainult ja krati projekte on meil läbi viidud siis 130 avalikus sektoris. See ei tähenda tegelikult, et kõik need projektid olid edukad ja et meil ongi 130 kratti ja kõik toimetavad kuskil ka. Jällegi sellepärast, et see valdkond areneb niivõrd kiiresti ja need kratid, mis arendati 6 aastat tagasi või 5 aastat tagasi, praeguseks on üsna vananenud juba ja on vaja uusi ja natukene teistsuguseid lähenemisi. Kratijuppidega sama lugu, et nad vananevad väga kiiresti, need on siis koodijupid, eks ole, et jah, on tore mõte, et taaskasutame, miks me peaksime kogu aeg hakkama nullist oma arendusi tegema, aga kratijuppidega ka jällegi koodijupid siis vananevad ja tegelikult võib olla, et tollel hetkel, kui see kratijupp loodi, oli ta väga äge, moodne ja uuenduslik, aga näiteks nüüd 5 aastat hiljem enam ei ole. Asutused avalikus sektoris, kes on kratte rakendanud 60 ja rohkem ja selliseid kratte, mis teeksid väga olulisi otsuseid ilma, et inimene üldse sekkuks, meil ei ole. Ainukene, mis võib-olla on kõige lähem, on see, kui me kiirust ületame ja siis keegi teeb meist pilti sellel hetkel ja saadab meile automaatselt trahviteate. See on mõned kasutusnäited ka. Maksu- ja Tolliamet tuuakse siis väga selliseks heaks näiteks, ilmselgelt nendel on väga palju andmeid. Nad oskavad nende andmetega üht, teist ja kolmandat ka teha ja nad suudavad siis neid andmeid analüüsida nii, et tuvastada võimalikke maksupettusi. Seal ei ole siis ka jälle nii, et paneme andmed sisse ja siis automaatselt läheb kiri sinna mõnele asutusele, et tere, te olete maksupettur, et seda see pigem ei ole, et ikkagi inimene läheb ja vaatab siis üle, et miks masin arvab, et seal mingisugune kahtlane tegevus toimub. Automaatne piirikontroll, kus siis siin on näha masinnägemine, näotuvastus. Politsei- ja Piirivalveamet jällegi, kui olete reisinud, ilmselt olete kasutanud, sest seal ka jällegi näotuvastus toimub, võrreldakse siis teie passipilti ja teie nägu. Droonindus. Jällegi, kui on lihtsalt droon lendab, ilmselt seal ei ole AI lahendus veel toimetamas, aga saab siis droone kasutada ka selliseid ägedamaid lahendusi, kus siis automaatselt masinnägemise abil näiteks öeldakse, et siin on mingisugune objekt, et võib-olla see on kadunud inimene näiteks. Töötukassa kasutab siis jällegi, et kui on inimene kaotanud töö, siis pannakse tema andmed sisse. Vanus näiteks, mis haridus tal on, mis keeli ta oskab rääkida, mis valdkonnas tal on kogemus ja siis seal siis tuleb vastus, et kas peaks panustama tema koolitamisse, kas seda inimest peaks näiteks ümber koolitama, sellepärast et on selline haridus, millega võib-olla praegu ei ole enam midagi teha, või siis pigem, et tema profiil on niivõrd hea, et ta leiab kindlasti väga kiiresti töö. Haiglad üha rohkem, kuna meil on õdesid puudu ja arstidel on väga palju toimetamist, siis jällegi kasutatakse haiglaroboteid, näiteks siis vereproovide transportimiseks, analüüside transportimiseks, et siis mitte, et õed peavad minema nende proovidega, vaid saab ju kasutada näiteks roboteid. Ja siis sellised suhtlusrobotid ka näiteks, kui on lapsed, kellel on suhtlemisega näiteks raskusi, siis võib-olla selleks, et neid natukene lukust lahti teha, siis on tehtud väikeseid katsetusi suhtlusrobotitega ja on tuvastatud, et lapsed avanevad päris hästi ja julgevad robotitega rääkida päris hästi. Ja siis kõikvõimalik järelevalve või siis ka selline kaugmonitooring, kus siis näiteks vaadatakse, kas mets, mis oli 2 kuud tagasi seal, kas see on ikka seal või on ära kadunud vahepeal, et seda saab automaatselt selleks ei pea siis inimesi kohale saatma.
Samamoodi, kas põllul on vili võetud või ei ole, kas seda heinamaad on niidetud või ei ole. Üritati ka siin näiteks tuvastada seda, et kui palju metsloomi metsas on, et kui palju neid rajakaameratesse jääb ja selle põhjal teha järeldusi. Jääd tuvastada, lume paksust ja lumega kaetuse astet siis tuvastada masinnägemisega automaatselt. Ja samas üks väga oluline valdkond ka on muidugi keeletehnoloogia. Keeletehnoloogia on selline vägagi keeruline jällegi, et siin on väga palju erinevaid komponente, et see, kuidas inimesed keelt omandavad ja kuidas me nüüd masina õpetame seda keelt rääkima või siis kirjutama või sellest keelest aru saama, et need on ikkagi veidi erinevad. Ja siis selleks tulebki kombineerida väga mitut erinevat valdkonda. Ja keeletehnoloogia siis väga laialt saab siis jaotada kaheks: kõnetehnoloogia ja tekstitehnoloogia. Kõnetehnoloogia siis kõik puudutab suulist kõnet ehk siis näiteks kõnetuvastusmasin, siis paneb kirja selle, mida inimene räägib, kõnesüntees, vastupidi, kirjutan ja siis masin räägib, mida ma kirjutasin, või siis ka kõneleja tuvastus näiteks, et mõnel koosolekul inimesed räägivad ja siis masin suudab tuvastada, et see on see inimene või see on too inimene ja tema ütles seda, tema ütles teist, et see on selline väga kiiresti ja lihtsalt, mitte väga lihtsalt, aga praegusel ajal üsnagi lihtsalt teostatav. Tekstitehnoloogia, siis tekstianalüüs, jällegi eesti keelt. Me kõik teame, et eesti keel ei ole väga lihtne keel, et meil on väga palju käändeid, väga palju pöördeid ja nii edasi, et siis jällegi, et selleks, et tekstist masinad saaksid aru, tuleb seda teksti päris palju analüüsida, juppideks võtta. Tõlkimine läheb siia alla ja siis ka see sama automaatne tekstiloome, kuhu alla siis lähevad ka need samad suured generatiivsed mudelid. Eestis ilmselgelt jällegi meie jaoks eesti keel on väga oluline. Me tahame, et eesti keel oleks endiselt alles ka 10, 50, 100 aasta pärast. Ja selleks on väga palju panustatud eesti keeletehnoloogia arendusse. Siin mõned näited jällegi on neurokõne, neurotõlge ja ka tõlkevärav, mis siis on tõlkelahendused, aga ka siis kõnesünteesi lahendused. Siis sõnapilve genereerija, mis on tegelikult siis alguse saanud sellest samast kiirkirjutajast, mis siin on ka näha. Kiirkirjutaja arendati Tallinna Tehnikaülikoolis. Tanel Alumäe on sellega aastaid ja aastaid tegutsenud ja tema lahendusest on siis kasvanud palju teisi lahendusi, mida praegu väga edukalt kasutatakse, siis näiteks ERR-is automaatsubtiitrid, mis siis pannakse peale, mis ei ole siis ette valmistatud, vaid jällegi masin nii-öelda kuulab seda, mida räägitakse ja kirjutab siis selle teksti, mida ta kuuleb. Nii-öelda kuuleb. Samamoodi siis transkriptsioon nii kohtutes kui Riigikogus jällegi, et seda siis mitte, et inimesed istuvad ja kirjutavad kogu aeg, mida räägitakse, vaid masinad kuulavad ja siis me saame lihtsalt parandada, et ilmselgelt nad teevad vigu. Ja näiteks oleneb nüüd valdkonnast, et näiteks meditsiini valdkonnas võtta üks väga kitsas valdkond, näiteks ma ei tea, radioloogia, et siis radioloog näiteks vaatab pilti ja räägib, et mida ma seal näen, ehk siis annab nagu nii-öelda diagnoosi edasi, siis seal saab treenida ongi treenitud selline lahendus, mis on väga täpne, 97% täpsusega, nagu inimene ka alati ei saa aru, millest räägitakse, inimese nii-öelda arusaamise tase on ka seal 90 all, 100 all ehk siis. Aga näiteks kui on kohtutes väga palju erinevaid inimesi, räägivad väga palju erineval viisil, näiteks aktsendiga räägivad, siis masinal on palju raskem aru saada sellest, kui on aktsendiga räägitakse. Siis ta võib mõelda, et see on nüüd, ma ei tea, inglise keel näiteks, kuigi on eesti keel inglise aktsendiga. Ja keeletehnoloogia alla siis läheb ka samamoodi bürokraat. Ehk siis meil praegu tehisintellekt aitab teha neid asju, peamiselt siis automatiseerida selliseid rutiinseid tegevusi, et inimesed ei peaks oma aega selliste lihtsate, aga samas väga rutiinsete tegevuste peale kulutama, et neid saavad masinad teha. Ja Eesti on üldiselt, me oleme sellised üsna praktilise meelega ja me üldiselt ei taha anda ka masinale väga palju sellist otsustusõigust, et maailmast on teada selliseid päris koledaid juhtumeid, kus masinale on antud väga palju
õigust ja usutud pimesi, et sellel masinal on õigus ja on väga koledaid tagajärgi nendel juhtumistel olnud, et meil pigem ikkagi on lähenemine siis selline väga kaine mõistusega lähenemine ja pigem väga praktiline lähenemine. Et katsetame, teeme väiksed sammud, vaatame, kas me päriselt näeme ja suudame tõestada, et see meie idee, mis meil on, suudab meie probleemi lahendada või selle valu, millest siin ennem räägiti. Ja kas sellest on meile kasu või siis pigem mitte ja inimene on kõige parem lahendus. Igapäevased, millega tegeleme veel, on meil siis olemas avaliku sektori asutustele selline nii-öelda kratitoe portfell, et kui on asutusi, kellel on mõni idee või mõni valu või mõni mure, mida nad tahaksid lahendada ja nad arvavad, et võib-olla tehisintellekt võiks neile appi tulla, et siis võib alati meiega ühendust võtta. Me teame päris hästi neid asutusi, kes on erinevaid lahendusi välja pakkunud. Me teame erinevaid eksperte, keda saab kaasata. Me teame, milliseid sarnaseid lahendusi on ennem juba tehtud ja me saame viia erinevaid osapooli kokku, et mitte lihtsalt hakata nagu nullist päris pimedas kobama, vaid et küsida abi ja et jällegi see on selline koostöökoht. Erinevad lahendused võime niisama lihtsalt tulla rääkima, mida saab teha, või siis võime väga süvitsi juba teie probleemi analüüsida ja mõelda, et mida ja kuidas edasi. Ja ilmselgelt eetikaprobleemid ja ohud on selline teema, millest viimasel ajal ilmselgelt väga palju räägitakse, et jällegi siin on nagu natukene selline ajalooline, et kui seda esimest pilti vaadata, siis mõned aastad tagasi ka, et inimesed mõtlesid, et kohe tulevad robotid või tulevad masinad ja võtavad maailma üle ja siis samas ei suutnud arvutit tegelikult või siis algoritmid ei suutnud vahet teha muffinil ja koeral, ja, mis tundus selline, et nagu inimese jaoks, kuidas ei saa, aga see, kuidas masin siis mõtleb, on hoopis teistmoodi kui inimene. Siis hakkas tekkima selline generatiivne AI, ehk siis näiteks, et kui ma ütlesin talle, et tee mulle pilt, kuidas lõhe ujub jões, et siis ma võisin näiteks sellise pildi saada, sellepärast jällegi, et kogemused on veidi erinevad, et see pilt, mida siis on nagu täägitud, et see on lõhe, võis väga tihti olla selline ja siis ta tegi sellise pildi. Ja nüüd siis järjest rohkem ja rohkem räägitaksegi siis sellest, et tulebki, ma ei tea, maailma lõpp ja masinad võtavad kõik üle, et ilmselt me ikka nii kaugel ei ole ja sellepärast me peame ikkagi keskenduma ka sellele, et meil on inimkesksed lahendused, et me ei tee kellelegi liiga, et me ei diskrimineeri kedagi ja et me mõtleme oma kratid väga hoolega läbi. Nii, ja paar küsimust ilmselt jõuab ka. Seal arengukavade pildi juures, kus nüüd oligi see järgmist aasta arengukava, oligi see inimkesksus vist ühe asjana sees, et võib-olla sa räägid mõne sõnaga veel, kuhu, missuguste ametiasutuste poole see tähendab või mis see nagu meile päris elus võiks tähendada? Ja, no tegelikult see inimkesksus on jätkuvalt ikkagi tegelikult selle õigusruumiga ka väga tugevalt seotud, et siin me väga tugevalt teeme siis koostööd näiteks Justiitsministeeriumiga, jällegi ka on ju andmete kaitse jääb siia andmekaitse siis, et erinevad asutused ja no näis nüüd, kuna nüüd ka see sama AI määrus sai kooskõlastuse ja ta nüüd tuleb ja me teame, et ta tuleb, et siis ma arvan, et sellega väga tugevalt ka kaasneb see, et me teeme ikkagi neid lahendusi ja selleks, et pakkuda inimestele paremaid teenuseid, mitte selleks, et lihtsalt masinaid kasutada või lihtsalt, et vähem inimesi kasutada. Et see pigem on nagu inimkesksus siis õigusruumiga seotud. Ja kuna tehisintellekti maailmas see kõik areneb nii kiiresti, et õigusruum lihtsalt ei jõua sinna järele, et kuidas siis teha, et mitte ka üle reguleerida. Aitäh, väga põnev temaatika ja muidugi hästi perspektiivne ja huvitav. Aga ma küsiks nagu seda, et kas teil on olemas ka mingi metoodika või mingisugune, kuidas te hindate ühe või teise lahenduse niisugust kasulikkust, eks ole? Ma mõtlen ka niimoodi, mitte ainult aeg ja raha, vaid ka kasulikkust nagu siis kasutaja jaoks või kliendi jaoks, mis iganes. Kas te hindate mingit moodi neid erinevaid 130 asja või lahendust või kuidagi on teil olemas mingisugune ettekujutus või ütleme selle kohta? Jah, et siin on ka jällegi, et need on nüüd tehtud siis viimase 5 aasta jooksul need 130 lahendust. Nendest väga mitmed on sellised jäänudki sinna nii-öelda esimese faasi juurde ja on aru saadud, et tegelikult see ei ole võib-olla kõige parem lahendus just sellepärast ka, et kõik muutub nii kiiresti. Et see, kui ma tegin 5 aastat tagasi mingi asja, see enam
ei päde. Et ja samas sellepärast meil on pigem selline lähenemine, et läheme pigem väikeste sammudega, et kõigepealt paneme väga palju aega ja energiat sellesse erinevate osapooltega koos, et saada aru, et kas see on see kõige parem lahendus meie probleemile, et me ju ei taha tegelikult, võib olla ka nii, et see lahendus, mida me otsime, ei ole üldsegi tehisintellektiga seotud, et võib-olla mul on hoopis vaja, ma ei tea, 3 inimest, kes nagu väga süvitsi saavad sellest asjast aru ja suudavad tegelikult selle probleemi väga hästi ära lahendada, et alati see tehisintellekt ei ole kõige õigem lahendus. Et me paneme aega ja energiat selleks, et seda analüüsida, kas tegelikult on tehisintellekt kõige parem lahendus. Ja üldiselt selliste nagu nii-öelda katseprojektide puhul, kui see on nüüd läinud järgmisesse faasi, siis seda rohkem me siis analüüsime kogu aeg ja jällegi, et iga lahenduse puhul on ka see, et ükski selline tehisintellekti lahendus ei saa niimoodi valmis, et ta on nagu lõplikult valmis, ma ei pea temaga mitte midagi tegema enam ja ta lihtsalt kogu aeg toimib, et see on selline järjepidev töö, järjepidev hindamine, analüüsimine, et kas see tegelikult on kõige õigem ja kõige parem lahendus. Et jah, meil on selline pilt olemas, me teame, kas ja kuidas need toimivad, me teame, mis nende nõrgad ja tugevad kohad on, me teame näiteks, et see peaks minema järgmisesse faasi, seal oleks vaja seda osa juurde, et selliseid, aga samas need jällegi asutuste omad. Me ei ole neid niimoodi kuidagi pingeritta pannud, aga jah, et meil pigem praegu on selline, et arendamisel, kasutusel või nagu läbi viidud, ehk ta ei ole nagu aktiivne. Ma küsiks nende lahenduste kohta, mis ikkagi on juba valmis ja kuskil kasutusel. Ütleme näiteks PERHis kasutatav see radioloogia ja kõnetuvastus. Et kui need on avaliku rahaga tehtud, ma oletan praegu, et kuidas on nende IP ja edasine kasutus, et kas siis see tähendab, et kui näiteks PERHis on see asi testitud ja justkui töötab, kas siis kõik Eesti radioloogid saavad seda samamoodi kasutada? Ja me just käisime PERHis seda ka vaatamas ja see tegelikult arendati päris kaua aega tagasi ja kui me nagu vaatasime, et kuidas ta oli treenitud, siis sellel ajal nii treenitigi, aga kui me nagu praegu vaataksime, et siis keegi praegu nii enam ei treeniks. Radioloogidega siis selgus see, et näiteks, et on väga tihti sellised koolkonna erinevused, ehk siis näiteks Tallinna radioloogidel on oma terminid ja Tartu omadel on teised ja selleks, et neid saada, see on mingi eestlaste, mulle tundub nagu natuke, see on semantika ja siis see ongi, et siis ühtedele see ei sobi, sellepärast, et tema on kasutanud mingit teist terminit kogu aeg ja see ei ole nagu tema jaoks õige lahendus, mis on väga kahju. Ja samas see radioloogide puhul see on ka väga selline, et ainult radioloogid saavad seda kasutada, et ma ei saa näiteks, ma ei tea, mõni teine, ma ei tea, patoloog või keegi tahaks, sest tema ei saa, sest et siis see masin üritab talle kogu aeg neid radioloogia termineid sinna kirja panna, et siis see täpsus kaob täiesti ära, et aga ma arvan, et praegu see kõik on arenevas ja üldiselt me sellist taaskasutamist soovitame kindlasti ja julgustame kindlasti, aga näis, kuidas see AI määrus sellele taaskasutusele mõjub. Eesti jaoks on tähtis see, et me teeme nagu valikuid. Rääkisite, me oleme hästi samm-sammult ja me teeme nagu valikuid, aga me üldiselt peaksime otsima, et mingid nišid, mingisugused prioriteedid, milles on nagu olema, siis ei tea, maailma parimad, eks ole, tinglikult. Kas te sellest mõtlete ka nüüd selle, ma saan aru, tehisaru see kõik maailm areneb, eks ole, siin ja tundidega ja päevadega, eks ole. Aga kas me teeme midagi nii, et me nüüd astume, ma ei tea, 3 sammu üle nendel mingite tehnoloogiate ettepoole, eks ole, võib-olla ootamatuga, aga läheme edasi, ütleme, teeme mingi pikema sammu. Kas keegi Eestis teie mõtlete selle peale üldse, et me nüüd, kus on see nišš, kus on see läbilöögi selles mõttes valdkond? Jällegi, et kui me hakkasime ka seda 3. kratikava kokku panema, siis me ikkagi oleme teinud ka selliseid kaasamisi, et mitte nii, et me nüüd seal, ma ei tea, MKM-is või RIAs istume koos ja siis kirjutame, vaid pigem ikkagi võtsime jällegi ülikoolid, need samad AI teenusepakkujad või ettevõtjad, kes on väga palju erinevaid lahendusi juba välja töötanud avalikule sektorile, et mida nemad näevad, kus kohas see king kõige rohkem pigistab, mis kohad need on, kus me peaksime võib-olla vähem tegema või kus me peaksime rohkem tegema, et sellist kaardistamist ja kaasamist on tegelikult päris palju tehtud. Ja jällegi siis on nagu vaja ka muidugi mõelda, et mis need prioriteetsed valdkonnad on, et ilmselgelt haridus näiteks Eestis on, eks ole, ja see on nagu väga selline
potentsiaalne ja väga oluline valdkond ka, teades jällegi, et kuidas õpetajate kriis on, et miks mitte seda AI-d rohkem seal kasutada, aga seal on muidugi see mure, et õpilaste andmed ja kõik see on väga selline tundlik ja keeruline ala, samamoodi nagu ka terviseandmed või siis ka haridusandmed, et need koos, et seal on võib-olla selline õiguslikud probleemid jäävad ette, et kas me siis näiteks paneme rohkem aega ja energiat, et nendest õiguslikest probleemidest üle saada. Et meil on kaardistatud, aga jällegi, et kõike ei saa teha, et mis need prioriteedid lõpuks jäävad ja kes otsustab, mis see siis lõpuks on, et see on ikkagi praegu veel sellisel otsustamise tasemel. Võimalused on olemas, ideed, mõtted. Kui ei ole rohkem küsimus, suur aitäh! Aitäh!